Istud. Meeldib, jah? Aga ei peaks meeldima! Mida see veel tähendama peaks? Kuule, ära mängi mõõka, eks. Ma arvan, et tead ise ka, mis asi on. No püha issand Jeesus, kes sa oled meil taevas ja valvad meie üle. Meil on väga detailsed videosalvestused sellest, kuidas sa 10-tunnise tööpäeva jooksul ei tee mitte midagi, et tiksud massaažitoolis. See pole mina. Kas sa oled ajutoonal või? Videotes on ilmselgelt näha, et tegu on sinuga. Mul on kaksikvett ka. Ja miks peaks tema sinu töökohal massaažitoolis tiksuma? Pealegi, seda on viimase 2 kuu töö tulemustest näha, et kõik arveldamine on sinu asjade taga kinni ja sa pole mitte sittagi teinud. Ma arvan ikkagi, et see on teie enda süü. Tekitasite mulle kiusatuse seda kasutada. Nii et sa oled ikka sina, jah? Tunnistad? Absoluutselt. Sellisel juhul teil meie ettevõttes enam asja ei ole. Kes? Sinule. Küsis! Aitab. Lisaks eelnevalt mainitule olete tega näost täielik värdjas. No see on nüüd küll diskrimineerimine. Edasiste küsimuste korral võite pöörduda meie personalijuhi Eik Oti poole. Kaebused jätke enda teada, kuna meid need üldse ei huvita. Polegi imestunud. Teate mida või? Mida? Sitarida! Ei tegelikult. Teie firma läks aktsiaturule. Ja ma olen siin alla kõik oma raha pannud. Ja siis oma 6,9% aktsiate osakaaluga teil pole mitte mingit mõjuvõimu meie firmas. Parandan teid siin kohal. 69,69% osakaal, mis on üle 50% ja annab firma ainuõiguse minu kätte. See... Te olete vallandatud. Habe kasvab kärmemini kui aru.